keegi häirib. Käib jah? Salvestab. Nii, no tere. Oota, kõigepealt meie kõll. Vabandust. Ma peaks selle õigel ajal kinni panema, aga ma ei ole võimeline seda tegema. Õige aeg ja sujuvalt paluks. Mitte lihtsalt pabomm ja kinni. Siin on kindlasti mingi, kus sa saad nagu kuidagi vajutada seda vaata. Ja DJ oskusi on või? DJ Sul neid ei ole või? Elis. Ja palun mõtle sõnad juurde. Mis? Et nagu oleks mingi nagu laula. Elis, ainult täna õhtul. Tägesti pärast paneme sellest selle kokku vaata. Ühesõnaga, ma pean tegelikult kõrvaklapid panema, sest Pead, et mul on see Surega usaldad mind. 2 krooni korraga ei saa kanda. Et nagu kõrvaklapid. Ma mõtlesin, nagu mina näiteks ei saanud praegu kanda. Mul on siin laua peal mõned. Ja sa ei saanud kanda. Mul ei lubatud. Ma võtan oma ilusa krooni ära, aga siis räägime sellest kroonist pärast. Jaa, nagu miks üldse Elisel on kroon peas? Ei tea, aga kas see ongi kroon või? Või see on, kust läheb tiara? Kas naistel on tiara või on väiksem tiara või kust see läheb? Seda ma ei ole aru saanud, sellest kohe Elis räägib. Aga miks Elisel on? Ja tal on mingid, kuidas neid nimetatakse üldse? Nagu Elisel on sashid on need vist inglise keeles. Mis asjad? Sash. Oota, ma pean seda kontrollima. See kõlab nagu minu hüüdnimi, sass. Aga shash. On vist või? Oota, teed kontrolli, vaata, ma ei saa oma telefonist vaadata. Ma vaatan, et kas sa ajad meile umbluud. Ühesõnaga siis sash. Ma räägin teile, mis räägi Elis. Miks sul need on? Siin on 2 sashi. Kui see on õigus. Kui see nüüd ei ole, siis me peame kõik uuesti tegema. Tegelikult kartulisort. Ei, Laura on kartulisort. Neid on rohkem Elis. Ühesõnaga on siis Miss Baltics 2025 winner ja teine on siis Queen of Talent 2025 Miss Baltics. Et need on siis sellise võistluse nagu Miss ja Mrs Baltics, mille särk on mul ka praegu seljas. Ei tea, kui hästi siit on näha. Aga jah, podcastis pole üldse näha midagi on ju, aga ühesõnaga mul on see särk seljas ja toimus siis selline võistlus. See lõppes just ja augusti lõpus sai läbi. Nädal aega oli meil see nii-öelda hindamine ja lõppes suure finaaliga. Seda teada midagi? Ei, ma ei osanud seda googeldada. Ma teen Google'isse pildi sinust. Seda äkki saab aru, mis see on. Google'isse? Sa tahtsid öelda ChatGPT's? Ei, Google'isse. Sa teed seda. Mul on Google Lens. Ja siis siit vaatan, kuidas neid nimetatakse. Kuidas sa googeldad seda? Kirjuta lihtsalt nagu mingi Miss Sash või midagi. No ma panin, kuidas see Sash üldse kirjuta? Sinu pilt tuli. Kohe või? Kas ta tundis ära mu või? Ta tundis ära su. Ja Instagrami see tuli kus juures. Sinu isikliku. Minu Instagram. Ja finaalil on 3 päeva. Ossa. Ja. Nii et oota, aga tegelikult alustame siis algusest. Et kuidas see üldse tuli, sellepärast, et ega Elis mulle tegelikult ei öelnud, et tema üldse mingi missi asjandus siin tegema hakkab. Lihtsalt üks päev näen, ma nägin ka sotsiaalmeedias sõbranna või asi, mulle ei räägi asjadest. Nägin, et tema hakkab missiks. Põhimõtteliselt. No ma ise ka ei teadnud ju. No, sina regasid ennast ju. Seda tõesti. No, räägi siis. See ei olnud jah kuidagi, ma ei olnud ju nagu, ma ei ole kunagi ju rääkinud, et ma tahaks kuskil. Ei ole jah. Ei ole, mul ei ole kunagi olnud sellist unistust nagu. Aga ma nägin lihtsalt seda kuulutust või seda infot. Tegelikult ma arvan, et ma esimesena kuulsin seda salajuttude podcastist. Sest neil oli koostöö ja et ma kuulsin ja siis alguses ma ütlesin et nagu nii lahe, et selline asi on, sest seal oli nagu hästi palju seda rõhutatud, et ei ole oluline su mingid mõõdud ja nagu et see ei pea olema mingi et see ei ole klassikaline iludusvõistlus, vaid seal on olulised nagu teised aspektid ka, et nagu pigem selline nagu persoon ja milline sa oled ja mida sa teed ja nii edasi, et kõik see on ka oluline, et ei ole ainult siis nagu mingite väliste parameetrite järgi või mis need modellidel on, need mingid 90 pikkus ja rinna ümbermõõt ja puusad ja kõik piht peab olema mingis kindlas, et seda ei ole ja ma ikkagi alguses arvasin, et seal on nagu mingi vanuse teema
Sest no see tuli vist kohe sealt räägiti kohe, et see on nagu kõigile, et ei ole sellist, et ma ei tea, kas missid on siis missid on ikkagi noored kuni mis ja no vist oleneb nagu võistlusest ka natuke, aga üldjuhul jah, noored ja ei ole abielus ja ei ole lapsi. Aga see vist oleneb sellest võistluse nagu, et kuidas see reeglid täpselt paika on pandud, aga jah, et üldjuhul siis missised hakkavad 30-st, nii et mina olin jah see vanem grupp, missised 30+. Noh, sul ei tule see guugeldamine. Ma ei oska. Anna mulle korraks oota, ma juba küsin ChatGPT-lt. No. Ei, ta ei saa midagi aru. Anna. Kandvööks. No mida? Palun. Ma küsisin, et kuidas neid nimetatakse, ta ei saanud aru. Ühesõna, nii, olgu. No. Siis sa nägid seda, seal kõigepealt kuulsid podcastis ja siis kust tuli otsus, et jah, ma tahaks teha. Kuule, Sash on täitsa õige ja. Okei. Täiesti õige, aga eesti keeles ma ei teagi, kas tal on nagu võib-olla polegi vastat eesti keeles. Aga kuidas sa kirjutad seda Sashi siis? S-A-S-H. S-A-S-H. Jah. Okei. Et aga jah, siin on nagu ma ei tea, eesti keeles minu meelest me ütlesimegi Sash. Okei, selge. Ühesõnaga, aga jah, eesti keeles ma ei tea, missivöö ta pakkus. Missivöö, jah. No kõlab ka õigelt ju. Ei või? Kõlab väga kohmakalt. Seda küll, aga eesti keeles on palju tõsed kohmakad. Jaa, tõesti. Nii. Ei, nagu seal. Nii. Oota, mis see juhumasin? Jaa, the floor. Juhumasin. Käivitame juhumasina. Jaa, no kui sa oled seda USA versiooni vaadanud, siis see juhumasin kõlas kuidagi väga kummaliselt. Jaa, Meelisega vaatasime terve mingi ühe lambise hooaja ära. 8 tundi. 8 tundi 2 päevaga, nagu njuhti. Läks kiirelt. Aga ühesõnaga, et tegelikult mina alguses ei saanud aru, et need missised, või no, kuna ma ei tea sellest alast üldse mitte midagi ja tuleb välja, et see missindus on nagu mingi täiesti omaette nagu maailm, väga suur maailm, et mul ei olnud midagi, siis ma ei teadnud mingi, et missised on mingid 30+ ja et alguses ma ikkagi sain aru, et see ei ole mulle, aga ma mõtlesin seda, et ma läheks, et praegu ma läheks ja siis, kui ma sain aru, et pekki, tegelikult saavad vanemad ka minna, et siis mul tekkis see klõks, et aga sa ju ise ütlesid endale et sa ju läheks. Et noh. Ja nüüd otsid siis vabandust, et mitte minna. Et miks mitte minna, vaata, ja siis ma paingi kirja. Ja siis hakkas mingi hullumäe pihta, noh. Jah. Siis ma ka. Aga siis ma hakkasin üldse süvenema kuuma. Ja kus sa kirja panin, mis sa tegema pead üldse? Ja miks võib-olla see hullumäe, et kui palju asju selleks vaja on. See on jõhker, tegelikult. See on väga räige, sa ei kujuta ette ka, mina ei teadnud, ma mõtlesin lihtsalt, et nagu mingid kleidid päed selga lähed ja ongi nagu hästi, noh. No ei ole. Ei ole siis hästi. Üldse pole. See on alles algus. See on nagu mingi see, mida sina näed, võib-olla. Aga ja, see, mis seal päriselt nagu toimub, mida sul kõike vaja on. No see on hästi tüüpiline, tegelikult üldse. Nagu asjadega, et nagu sa vaatad, mis see siis ole teha. Ja. Või nagu näiteks meil ka siia tulek ju. Noh. Mis viga on, tee ära see podcast. Mis seal siis on? Istu maha ja räägi, aga tegelikult me just jändasime väga kaua siin. Ja, et kõik need failid mälu ei saaks täis mälukaartidel ja saaksid ümber tõsta ja siis selle jamamisega saab kaamera laku tühjaks ja kujundus ja aeg ja kõik tegelikult, mõtled küll, mis see siis on, aga hakka tegema, siis saad aru, et tegelikult on nii palju agasid. Ja mõtle see logo ja nimi ja tee ja siis, mis sa siis räägid ja kuidas sa teed ja nagu, ja neid nüansse on nii palju. Iga asjaga. Ma tunnen, et sotsiaalmeedias on ka hästi palju seda, et see isegi kui see sotsiaalmeedia on meil hästi kaua olnud, nagu aastaid juba, siis endiselt nagu mingitel firmadel on nagu, las see siis keegi teeb mingeid postitusi. Aga sa mõtled üldse seda, et miks sul on vaja sotsiaalmeedia spetsialisti, et miks su admin ei võiks postitada TikToki või kuskile? Täpselt. Seda suhtumist on palju, jah. Jah, et nagu, et see on nii lihtsalt on story ära, aga tegelikult see on ka nii suur, nii lai teema. Või näiteks editid neid videoid, vaata. Ärme hakka üldse rääkima. Mõned minu videod reaalselt, ma olen 5 tundi editid neid. Muidugi. Ja siis sa saad, see on ikka nagu, ta ei ole nii sujuv, nagu sa tahaks, vaata. Aga aga siis on ka see, et vaata need mingid häkid, mis on, näiteks video tegemisel on ju,
see esimene kord sa ju oledki nagu vaatad, kuidas keegi õpetab, teed nagu järjest järgi vaata ja teine kord sul tõenäoliselt läheks kiiremini. Yeah. Aga sa ei tee ju neid, kui sul on üks sotsiaalmeediakonto, noh, ma ei tee ju 2 ühesugust videot. Jah. Samas hästi palju korratakse küll. Sest et niikuinii, et kõik niikuinii ei näinud esimene kord ja siis sa teed 5 tundi seda videot on ju, mis on noh, heal juhul minut pikk ja siis tegelikult keegi ei märka su püüdlusi. Ei, ainult need, kes ise teevad ja, ka. Ja need, kes saavad aru sellest, et tee. Kuule, sul vist läks päris kaua selle video tegemisega aega. Ja. Olgu. Aga tuleme tagasi su meigi. Missi juurde. Nii, hakkasid siis mõtlema, süvenema, mis sul üldse vaja on. Ja, et igal sellel missi võistlusel sulle siis antakse mingi nimekiri kleitidest, mis siis peavad olema või üldse mingitest kostüümidest ja nii edasi, et meie võistlusel siis oli üks vabalt valitud kostüüm, mis siis iseloomustaks sind. Siis pidi olema üks õhtukleit, üks valge õhtukleit. Ja. See esimene õhtukleit võis siis olla vabalt valitud värv või selles mõttes olnud. Okay. Siis meil oli vaja roosat kleiti. Vahet ei ole siis kas kokteilikas või niisama. Okay. Ja siis olid sellised igapäevased nagu riided. Noh, ka, et kui me nädal aega ju käisime ringi missidega koos, meil olid erinevad ettevõtted, keda me külastasime ja niimoodi, et siis meil oli seal ka ikkagist nagu mingi koodeks, noh. Oli või? Ja. Et mis sul võiks selles olla? No ja, et kas lihtsalt midagi nagu ilusat, noh, eelistatult kontsad, aga kuna me trippisime päris palju ringi, siis noh, ikkagi madalad olid ka lubatud, on ju. Ja teksad valge maika oli siuke klassikaline nagu põhi millel, jah. Nagu. No tegelikult ma ütlen ausalt, kusjuures meigi peal on ka olnud, ma ei tea, kas sa oled sattunud, aga meil, kui on fotograaf käinud, siis on olnud mõned korrad peod, kus on tehtud seda nagu sünnipäevariietus pandud paika ja vaata, kui nad tulevad valge särk teksad, väga ilusad pildid jäävad tegelikult. See töötab väga hästi. Jaa, see töötab väga hästi. Aga muidugi mulle meeldib, kui on sünnipäevad ja nad tulevad kleitides. Jaa. Aga see on väiksed tüdrukud. Okei. Noh, enamasti on ju. Kui nad on nagu siuksed vanemad, siis nad võib-olla on nagu... Siis nad tulevad dressides. Ja kleitidega tulevad lapsed senikaua, kuni vanemad panevad. Jah. Käivad nagu riides. Aga see on tore, see on nunnu. Aga no tegelikult see, et mis riietus sünnipäeva üldse panna, mina mäletan, et nagu mina valisin endale, kui ma väike olin, nagu ise olin jubin, siis mina valisin ise, mida ma selga panin nagu sinna sünnipäevadele. Ikka otsisid kõige uhkema särgi välja, mis sa teadsid, et on kõige pidulikum. Et mul on see komme nagu. Jaa, aga siis järelikult see oli see, kuidas meid kasvatati. Et kui sa ikkagi lähed peole, siis sul on peoriided. Jaa, sul on peoriided. Kodus on koduriided. Siis sul on kooliriided. Siis sul on mingid teatririided. Noh, jalanud samamoodi on ju. Jaa. Ja see on siis ära kadunud või? Ma arvan küll, et see on vabamaks läinud. Sest et nüüd ma ka ikkagist, kui ma lähen kellegi sünnipäeval, siis ma tahaks tegelikult end nagu rohkem lille lüüa, sest minu jaoks sünnipäev on nagu oluline päev, aga noh, see on võib-olla mingi... See on meie kiiks see on meie kiiks ka, jah, et me ise teeme neid sünnipäevi. Samas tegelikult, kui me neid sünnipäevi nii palju teeme, siis endal on siuke tunne, et kui sul iga nädal on sünnipäev... Iga nädal sööd torti. Ja iga nädal sööd torti, siis see nagu võib-olla ei tundu enam nii eriline. No jaa, aga see meie jaoks on võib-olla see ikkagi töö. Aga kui ma lähen ikkagi, kui mul on endal sünnipäev, siis ma ikka tahan nagu, et see oleks äge. Seda küll, jah. Et sul oleks kõige uhkemad treenid. Ei, aga sul oli see, et sul iga sünnipäev ostati uus kleit, või? Jaa, mu ema rikkus ära mu, jah. Rikkus? No selles mõttes, et... No jaa, aga sellepärast ma olengi selline. Et see ongi, mul on siiamaani. Ma ostan igaks sünnipäevaks uued riided. Midagi on alati, see ei pruugi alati olla nagu kleit, kunagi oli see kleit on ju, aga kas mingi uus pluus, uued püksid, ma tahan minna oma sünnipäevale nii, et mul on uued riided. Mõistlik, ei väga täiesti mõistlik, arusaadav, normaalne. Ei, jaa, see on ja ma ei tea, minu jaoks ikka sünnipäev on oluline nagu. Oluline päev. Kuigi ma saan aru, et 33, et äkki nagu rahuneks maha, aga nope.
oota, aga tuleme tagasi su missinduse juurde. ja ühesõnaga riided olid nagu, aga siis riided riieteks. No ma ei tea, näiteks mitu õhtukleiti sul on kapis? Ma arvan, et sa peaksid täpsustama, mis tähendab õhtukleiti, mis on kokteilikleit, sest et kas ma üldse tean nende vahet? No kokteilikleit on siuke semiviisakas, lühike üldjuhul. No lühike, no. Ja õhtukleitid on ikkagi maanipikad kleidid. Mul pole ühtegi maanipikka kleiti. No sama oli minul. Mul ei ole nagu, mul võib-olla on, aga need on rohkem nagu kostüümid. No. Kostüümid. Okei. Ja mul on üks siuke pikk maanikleit nagu nende igast kristallide asjadega, mis ma Dubaist kunagi ostsin, aga ta on rohkem nagu siuke, ongi nagu idamaine kleit, ta ei ole nagu klassikalises mõttes õhtukleit, on ju. Siis mul on üks väga lahe Indiast toodud kleit, mis mul on siukene ka maani, hästi puffis, aga see on ka ikkagi, ta näeb välja kostüümina, mitte õhtukleidina, on ju. Et mul selles mõttes ei olnud kapis ühtegi sellist õhtukleidi mõõtu kleiti, millega minna nagu sinna võistlusele. Nii, ja siis sa said seda nimekirja, mis kleite sul vaja oli? Ma sain aru, et mul pole ühtegi. Teksad ja mingi valge maika. Leidsid? Jah. Aga ostsid ikka uued? Ja absoluutselt. Teksasid mitte. Teksad olid olemas, aga maikasid ostsin küll. Valge maika, see ju ei seisa väga nagu, või valge särk on, nii et see ei seisa väga kaua ilusana. Et ostsin jah, aga ja siis ja meil oli ka tegelikult vaja valget seelikut. Valget seelikut? Jaa, aga see oli ka meil ühe selle jaoks, aga ühesõnaga ühe selle jaoks. Ma räägin, neid asju oli lõpuks vaata nii palju kokku, ma sain aru, et mul tegelikult ma ei tiki mitte ühtegi boksi ära nagu olemasolevatest asjadest. Sa hakkad juba tikkima nagu. Ja siis sa hakkasid shoppama. Ei hakanud veel shoppama. Aga nüüd mõtle, paned kleidi. Panen kleidi. Nii, aga see on ainult nagu üks osa su outfitist. Jaa. Sul on vaja kingi. Jaa. Nii, ja eelistatult on sul vaja ju tegelikult erinevaid kingi. Mina õnneks leidsin nagu siuksed nahavärvi beežikad, mis sobisid kõigega, aga need peavad olema väga kõrged, sest lavaking on kõrge. Kui kõrge? 9 senti vähemalt, 9-10 senti. Okei. Nii, aga mul on suht suur jalg. Ehk siis minu jaoks kinga ostmine ei ole väga lihtne. Väga paljud brändid lähevadki ju mingi 40 või 41 naiste suurus. Aga kui sul on see terav nina, vaata, siis see terav nina sööb nii palju nagu seda ruumi ära, vaata, et siis mul on jalg 41 on ju, et siis 41 tegelikult ikkagist ei lähe jalga ja siis ma ei saa osta neid kingi ka, et elan kuidagi üle, et kui sa see pead sinna finaali minema nii pikalt kõndima seal lava peal, sa tahad nagu, et see oleks võimalikult mugav, sest see olukord ise ei ole vaata mugav. Jaa. Siis oli vaja kingi otsida. Aga siis sa ühed leidsid? Siis leidsin. Sellega sain enam hakkama. Sain oma asjad ära aetud, aga siis sul on vaja veel ehteid ju. Iga asja juurde. Siis sul on vaja soengut ju. Sul on vaja meiki. Jah. Igast mingit asju, juuksevärke, särke sinna juurde. Ikka on vaja ära mõelda, mis see kogu kostüüm on. Ja kui mina läksingi finaali, siis ma läksingi, mul oli kõige suurem reisikohver, mis meil on, pluss veel olid mu kleidid ja asjad nagu käe peal, mis ei tohtinud kortsuda, vaata. Ja siis mul oli minu meelest mingi kott oli veel. Vedasin neid asju. Väga palju asju. Aga võib-olla räägite siis sellest, kuidas see nädal välja nägi. Sa olid kõik oma kleidid ja oma asjad välja mõelnud ja siis hakkas pihta see võistlusnädal või kuidas te seda nimetasite? Käisite igal pool? Jah. Ma tegin tegelikult vlogi ka. Ma on igast päevast mingi TikTok ja Instas vist panin Reelsiga. On olemas, et ma täpselt, kusjuures naljakast enam seda järjekord täpselt ei mäleta, vaata, kus me kõik käisime. Aga esimene päev meil olid enamasti vist hakkasimegi harjutama nagu kõndimist. Ja see tundub ka siuke asi on ju, et nagu mis see siis on, aga sa käisid juba enne seda tegelikult ju harjutamas, ei vä? Jaa, ma võtsin treeneri. Käisin ühe korra nagu trennis sest et ma sain aru, et tegelikult see korraldaja ka aitas meid. Brigitta saatis meile nagu ennem videosid, et kuidas oleks hea ja nii, et mida me saaks kodus harjutada. Siis me juba kodus harjutasime, saatsime talle videod vastu. Niimoodi ka lausa? Ja siis ta ütles, et sa oled tegelikult väga tubli ja nii, nagu kiitis, selles mõttes, et oli hästi siukene nagu toetav. Aga siis ma mõtlesin, et ma tahan ikkagi ühe korra veel nagu kuskil käia, siis ma käisin Lana Models, kus me oleme sinuga koos käinud ju. Ja me käisime meigipeoga seal üritust tegemas. Modellidel
tegime väikse meigi jaa kirjutuse. nii et neile saime siis meiki õpetada ja nemad siis õpetasid mulle kõndimist. Vot kui tore. Ja mina ei saanud midagi. Nali. me võime veel, nad kutsusid meid uuesti külla. Kutsusid või? jaa, et ma räägiks sellest missi kogemusest vaata neile tüdrukutele. See on tore, siis saad podcasti kuulata. No saad podcasti kuulata. Olgu, siis oli see, käisite igal pool, mul on meeles Tellatorn. Tellatornis käisime seal ääre peal kõndimas. Aga see oli juba suht lõpus. See oli juba niimoodi. Aga tead, mis ma tahtsin sulle öelda, et kõndimine on raske, on ju? No, selles mõttes õnneks ma olen ikkagi ju kontsadega käinud. Sa oled see kõpsutaja. Ma olen kõpsutaja, on ju. Aga no, ega see 9 sendiseid nagu... No ma ei püsiks püsti, ma arvan. Päriselt. No, sa lähedki ainult kuskile... nagu... Või istuma. No, tavaliselt on ju sellised kingakesed, näiteks lähed teatrisse, sa ei lähe ju nende kingadega teatrini, vaid sa võtad need kaasa, sa paned seal, nii, ja siis sa kõpsutadki seal paar aastat, jah. Noh, oma istekohani tagasi kohvikuni ja nii. Et aga seal sa pead ikkagi käima ju seal lava peal suht pikalt, suht palju on need jalas, vaata. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et kõndimine on üks asi, aga seisa. Mingi 20 minutit seal lava peal. Ei nühi, ei kraabi pead, ei noki nina, noh, et sa ei teeks vaata selliseid asju. Lihtsalt oledki, hoiad ja nii, ja naeratad terve selle aja ja sa seisad seal ja sa tunned, kuidas su jalad hakkavad vaikselt värisema. Su see näolihased on ammu krampis ja sa pead nagu seda naeratust, kuidas siit tõmbleb kõik ja sa mõtled huvitav, kas nad näevad või ei usu, et keegi näeb sükst asja. Lähedalt võib-olla küll, jah. No jah, aga see... Sest, et te pidite ootama, on ju, kuni te ükshaaval käite seal ees. Jaa, siis sa lähed, on ju, käid lava peal ära, siis sa tuled, seisad lava peal, vaata. Ehk siis nagu mida eespool. See oli vist ainult see õhtukleidi voor meil, on ju. Aga no see ei ole täpselt, kuidas see koreograafia paika pannakse, et mis see täpselt teete. Ehk siis need, kes läks esimesena lavale, seisis siin laval senikaua, kuni viimane tuli. Noh, viimasel oli viimane tuli, läks ja siis me juba hakkasime ära minema, et noh, selles mõttes on ju. Aga jah, pikad läksid nagu esimestena. Ma olin vist mingi 5 või midagi. Palju teid oli seal? 15. Okay. 15 tükki oli, jah. Siis pidid ikka ootama, jah? No ja meil olid ju õhtukleidid, mis tähendab seda, et sa kõnnid aeglaselt. Aeglaselt. Ja, et sa ei kapsa lihtsalt läbi sealt, vaata, vaid sa nagu võtad selle aja ja sa oled seal ja naudid ja keerutad selle maanikleidis. Keerutad ja naeratad ja... Mis meil oli see nali ka, et vaata seal nagu Madagaskaris on see, et just smile and wave. Seda pidime väga palju tegema. Jaa, vaat. Aga jah, see seismine on uskumatult raske. Ma usun. Noh. Lihtsalt põhimõtteliselt kontsades seismine üldse nagu on lihtsalt kikivarvukkel nagu seismine. Jaa, seal on mingid trikid ka, et kuidas sa peaksid oma jalad panema, vaata, et sul oleks nagu... Aga noh, tegelikult oleneb ka ju, et sul oleks nagu stabiilne, vaata, et sa ei hakkaks seal nagu ära kukkuma, on ju. Aga jah, see oleneb ju, mis kleid sul on, näiteks tüdrukud, kellel olid liibuvad kleidid, pidid suht korralikult oma jalgu nagu hoidma, et need ei jääks kuidagi nagu lahku vahepeal. Ja, et see oleks. Mul oli õnneks siuke nagu laiem kleid, vaata, et ma sain seal nagu kleidi all natuke varbaid liigutada ja nii, ja see, kus juures oligi mingi häkk, et kui hakkad vaatama, et nagu hakkab veits nagu ära vajuma kõik asi, vaata, et siis hakkad varbaid liigutama. Et siis natuke saad nagu energiat tagasi ja natuke rahustab ja et noh, see on põhimõtteliselt ainus asi, mida saad liigutada nii, et teised ei näe väga, vaata. Ja siis sul on need pointiga need kontsad, kus tegelikult varbud on kõik koos, jah? Ja varbud on lihtsalt surutud sinna kuidagi. Täpselt, jah. Üksteise otsas, üksteise peal niimoodi. Ja. Väga... aga räägi nüüd nagu positiivsematest pooltest praegu on nagu... see oligi positiivne. Saab varbid liigutada. Ei, ma mõtlen selles mõttes, et kogu see kogemus nagu oligi selles mõttes väga positiivne, et nagu õppisid väga palju, vaata. Mis õppisid? See ongi kõik üks suur õppetund. See on kõik üks suur... Ei, nagu mu ema ütles, see on seiklus. Seiklus, jah. Oligi väga, väga äge seiklus. Ei, mis asja, see oli väga lahe. Selles mõttes, et mul on väga hea meel, et ma kirja panin ennast. Olenemata sellest, et ma alguses võib-olla väga ei süvenud, kuhu ma ennast kirja panin, aga ei, väga lahe oli. Sa põhimõtteliselt ostsid, nagu sa ei ostnud, aga nagu läksid nagu põrsas kotis. Jah,
ma ei tea, kas sina olid see põrsas või? Ma olin see põrsas. See oli see põrsas. Jaa, et selles mõttes ma ei olnud jah väga nagu uurinud selle kohta või mitte mingit varasemat kogemust, aga see ise nad ütlesid seal reklaamis, et see on see, mida nad, et see on see, mida nad ootavad, et nagu tulekski inimesed ka, kes ei ole sellega varem kokku puutunud, vaata, et selles mõttes nagu ja noh, ma sain aru, et nad olidki väga rahul, et see oligi nii, et see oligi nende mõte. Et see oleks selline ja nad teevad seda järgmine aasta ka ja selles mõttes mina olen kindlasti nendega samas paadis, et kui nad vajavad mu toetust, siis ma võin toetada, et see oli väga lahe. Just see, vaata, et nad olid nii, noh, minu kõige suurem hirm, ma rääkisin seda korraldajatele ka, oli see, et ma ei tea, kes need seal eesotsas on. Mis mõttes eesotsas? No, sa missivõistlusel oled kuulnud küll ju mingeid lugusid, et ma ei tea, seal mingid kapriisid ja mingi ma ei tea, mingi draama ja siis catfight lihtsalt ja minnakse kaklema ja just et kust ma tean, kes see seda korraldab või noh, okei, sa võid guugeldada, aga nagu noh, see sealt ei tulnud väga midagi välja ega ma tegelikult ma ei kontrollinud üldse, kuhu ma lähen, et aga selles mõttes, et esimesest hetkest peale, nii kui ma neid nägin, siis kõik olid nagu noh, väga toredad ja toetavad ja andsid nii palju nõu ja kõik osalejad olid ka hästi toredad, et noh, väga-väga vahva oli kogu see punt, väga hea mälestus jäi sellest. Kas sul mingeid laval midagi juhtus ka? Midagi, no peale selle, et sul põsk juba värises, aga nagu midagi, mis tead, mis või? Meil olid poolfinaalid. Poolfinaal oli poole väiksema lava peal kui, noh, see finaal oli, meil on ju seal Alexela kontserdimajas on ju, aga poolfinaal oli meil kinomajas ja kinomaja on tegelikult hästi väike, ma ei tea, kas sa oled käinud? Ei ole. Okei, iseenesest seal on väga väike see saal ja meil oli poolfinaalides olid mõned kohtunikud, ma isegi ei mäleta, palju neid oli ja mõned niimoodi vaatajad ja nii, aga iseenesest lava oli noh, nagu mikro võrreldes siis Alexelaga on ju. Oodage, mis selle poolfinaali mõte oli või miks see oli? Me saime juba seal punkte. Okay. Ja me saime seal, meil oli talendivoor on ju, taldivooru kostüümi oli ka vaja ju. Ja seda üldse talenti. Ja üldse talenti, mida sa teed. Ja ühesõnaga, seal me tegime need nagu ette, meid hinnati seal juba nagu need, kuigi need see vist lõpparvestusse ei läinud, aga see oli nagu eraldi, sest mina sain ju Queen of Talenti, ehk siis mina võitsin selle nii-öelda missise talendishow nagu. Nii, mis sa tegid seal Elis? Ma tegin kõhutantsu. Ja tiibadega. Põlevate tiibadega. Nagu tulukestega, mitte nagu, et tiivad põlevad konkreetselt. Ja no kõige suurem asi vist oli, ühesõnaga, miks ma sellest poolfinaalist rääkima hakkasin, oli see, et poolfinaalis ma sain aru, et mul tuleb närv sisse. Et isegi nagu väiksemal laval sa ja siis ma kuidagi nagu sain aru sellest, et et ma arvasin, et tegelikult noh, ma olen lava peal ikkagi käinud nagu et ei ole nagu hullu vaata, aga see on ikkagi mingi uus nagu olukord et ma ei pea seal rääkima midagi ma pean lihtsalt ilus olema on ju, et ja ma sain aru, et okei, mul ongi nagu närv sees, mu jalad värisevad. Õnneks mul oli see lai kleit, et seda ei olnud näha, vaata. Ja et tegelikult on päris raske. Ja siis, kui see finaal oli, siis ma juba teadsin, et okei, et see on sükane, et tõenäoliselt selle juhtub, et kuidagi said selle nagu maha tõmmata. Aga kuidas sa seda maha tõmbasid siis? Mida sa mõtlesid? Aga ma vist vaatasingi nagu ennast kõrvalt või kuidagi, et peale seda, kui see poolfinaal oli ära olnud, siis ma ütlesin, okei, Elis, vaata, et see tegelikult, sa lähed natukene närvi, et võta rahulikult, vaata, et ei ole midagi ja nii, et nagu, ma ei tea, kuidagi ma ei tea, nagu mõtled sisekõne. Mingi sisekõne tegid endaga. Ei, aga tegelikult minu häkk ongi see, et kui sa midagi kardad, siis tegelikult on see, et järelikult sa pole piisavalt ette valmistunud. Jaa, absoluutselt, kindlasti. On ju? Jaa, sest et nagu ma mäletan nagu kooli ajast, kui sa pidid nagu esinema minema ja kui sa olid nagu ikkagist harjutanud ja teinud, siis tegelikult ei olnud nii hirmus seal klassi ees olla, aga kui sa endas nagu kahtled, et sa tegelikult ei tea või ei oska, siis tuleb see närv ikkagist sisse. Jaa. Või kui midagi saab väga no midagi, ma ei tea, võib-olla saab nagu vussi minemisega ka võib-olla ikka saad närvid seda, mida sa ei tea ette. Sa käidki käna nende kontsudega seal lava peal kõhuli lihtsalt.
aga see oli täitsa ju asi, Võimalik. mis võib juhtuda. On keegi käinud? Minu teada mitte. Sinu aga teada? kuule, mis asja, modellid käivad ju, oled näinud küll ju neid videoid ju. Jaa, kus nad koperdavad. Muidugi. Ma koperdan niisama ka, ilma kontsadeta. No jaa, lihtsalt sirge maa peal. ma arvan, et see on suht inimlik, Ma arvan ka, jah. et see võib juhtuda. Ikka juhtub. Ja mina olen näinud just siukest videot, kus üks miss konkreetselt kõndis lava pealt auku. Nagu must, siuke tõht-tähekujuline lava oli. Ja ta kuidagi seda nurka ei näinud, nii et ta tuli nagu siia tee otsa, siis ta mõtles, et ta keerab paremale, aga ta keeras nagu liiga vara ja ta konkreetselt kukkus lava pealt alla. Ja siis ta hüppas sealt välja, tegi mingi akrobaatilise movie ja hüppas lavale tagasi nagu. Vot see on mis. Vot pea nokib, vaata, kohe genereerid idee, vaata, et kuidas siit välja tulla. Olukorrast välja teha. Ja, et noh, mis minul juhtus oli see, et mul läksid need kõhutantsutiivad katki tantsu ajal. Tantsisid lihtsalt puruks nüüd. Ja, ja see mingi, seal on siuke pulk on nagu tiiva sees, millega sa saad nagu, ja siis ma kuidagi see pulk läks läbi selle kanga ja ma sain, ma ei tea kuidas, aga ma ikkagi suutsin seda nagu nii, et ta nagu lendas see kangas ikkagi. Aga siis mul oligi seal lõpus oli selline move, mis pidigi olema, et ma viskan need tiivad nagu üle oma õla, aga siis ma veits mängisin juurde, et ma nagu vaatasin seda katkist tiiba ja viskasin selle nagu esimesena. Et noh, tegelikult pidi vasakesi esimesena minema, aga ma kuidagi mängisin selle välja ja õnneks ei olnud nagu. Tulid pärast kiitima mind tegelikult. Ma sain väga palju kiita selle eest. Nagu kui ma videot nägin, siis ma ei saanud mitte midagi aru. Aga sa vist nägid poolfinaali videot. Finaalis läks see tiib katki. Seal ikkagi see mingi hetk see pulk ripub mul siin jala juures. Ja et see läks katki. Aga no ta läks lõpus katki. Viimased 15-20 sekundit. Et ülejäänud, 2 minutit umbes oli see tantspikk. Oleks kohe alguses läinud, siis mul oleks natukene raske olnud. Kuigi ma arvan, et siis sa oleks lihtsalt tiivad ära visanud ja oleks niisama improviseerinud lihtsalt kõhuga. Ja tõenäoliselt jah. Teinud mingit oma. Aga nagu seal ma ikkagi võtsin ka treeneri vaata. Ja no sa, kas teised ette valmistasid ka nii väga nagu sina või? See oli väga eestikeelne lause, aga nagu, et sa käisid nagu eraldi veel korra tunnis, et õppida kõndima ja siis sa käisid kõhutantsu veel harjutamas. Kas tema tegi sulle kava või? Või te koos tegite või? Tegelikult oli niimoodi, et me nagu bronisime selle aja ja mina mõtlesin, et ma teen selle tantsu ikkagi enne valmis. Nii, et ma tegin nagu valmis selle, siis ma läksin, tantsisin talle ette, siis Kirsi-Mari, aitäh sulle, väike shout out to Kirsi-Mari, ühesõnaga näitasin talle ette ja siis mul olid mingid lüngad sees, mida ma ei osanud nagu täita ja siis mingites kohtades ta nagu andis mulle ideid juurde, kuidas paremini teha ja nii ja siis jah, selles mõttes sükene 2 peale kompunnisime selle kokku. Aga see oli ka väga hea mõte, sest esiteks tema ütles ka, et su kava on juba nii hea, et ma mõtlesin, et sa tuled alguses, et umbes hakkame 2 siin mõtlema nullist vaata. Ja. Et ta selles mõttes ka nagu kiitis ja andis seda nagu enesekindlust vaata. Et tegelikult selleks hetkeks, kui pidi kirja panema talendivooru, mina ei pannud. Sest ma hakkasin kõhtlema. Kõhtlema ja kahtlema oli koos praegu. Et kas ma ikka olen piisavalt hea ja et ma ju käisin viimati tantsimas Keskas. Sellest on mõned aastad väga ammu, et ma ei ole ju nagu käinud trennis tantsimas. Rohkem nagu seal boksis käinud viimasel ajal, et natuke teine teema. Aga kas see oleks ka talent olnud või? Boksimine? Ei vist. Ma ei tea, aga tead mis fun story oli see, et me käisime ju Diana boksitrennis. Selle missidega selle nädala jooksul. Ja siis kui see tuli välja, et Diana teeb meile seda boksitrenni vaata, et see on, siis ma olen küll nagu mingi, oh my god, ma olen siukses sõiduvees. Et selles mõttes kõik asjad, mis ma oskasin, sain ära näidata vaata. Et ei, väga lahe oli. Diana on väga äge treener, aga kuid minu meelest enam väga rühmakaid ei anna. Ta vist on rohkem mingi personaaltreener nüüd. No et, aga kunagi aastaid tagasi ma käisin ta trennis. Mõt. Aga ma ei tea, kas teised ette valmistasid niimoodi. Mis teised tegid üldse? Laulsid? Tantsisid, laulsid. Üks tüdruk tegi siuke stand-up komöödia moodi asja või nagu siukest rääkis nagu lugu. Tegi mingit sellist asja.
aga see oli Leedu tüdruk, tegi seda inglise keeles, vaata, ja mulle tundus, et nagu mingi osa publikust võib-olla väga hästi inglise keelt ei saanud aru ja vaata, kui sa teed nalja ja üldse eestlastele nalja teha. On väga keeruline. Meil on nii spetsiifiline huumor kuidagi või hästi... Jaa, et natuke keeruline on ju, et siis minu meelest ta võttis nagu päris raske ülesande endale. Aga ei, muidu ta oli tubli. Et aga jah, tantsimist, laulmist, maalimist oli ka. 2 tüdrukut maalisid. Näitasid oma nagu pilte, mis nad on näinud. See ka väga lahed. See oleks vist, mis mina oleks teinud. Sul tõmba maalidega kohale. No võt. Ma polegi näinud su maale. Ei ole või? Ei. Mitte ühtegi. Peaks tegema mingi näituse. Ei, ma ei ole su mitte ühtegi maali mitte kunagi näinud. Ei ole või? Ma pärast näitan pilti. Sa nagu praegu ikka veel maalid või? Ma just maalisin oma vanaema kasse. Ja väga rasked modellid, ma kujutan ette. Oi, kitu, kes on triibuline, päris keeruline maalida. Neid triipe nagu... Nagu jah, et oleks nagu normaalne, aga samas, et ta ei oleks lihtsalt nagu plärts, vaid et oleks ikkagist karvad ka, et on ikkagist karvane kass, vaata. Ei, keeruline on jah. Okay. Nii et ma pärast näitan sulle siis oma teoseid. Väga lahe, saime teada midagi uut sinu kohta ka. Sa ei teadnud enne? En ma maalin. Tead, sa oled üldse, ma ei sinu kohta, sul on nagu, sa mingi muusikakoolis käinud ja mingi klaverit mänginud ja pole, mida samas nagu pole vaata. No ja ma enam nagu klaverit ei katsu, aga ega selle maalimisega maalimise jaoks on sul vaja tegelikult sellist eraldi ruumi, sellepärast, et kui ma maalin õlivärvidega, on ju, ja õlivärvid, kui see läheb kuhugi põrandale või kuhugi, siis sa pead ikka kohe reageerima, sest et muidu see jätab sinna põrandale jälje. Ja kunstikoolis oli väga hea käia, seepärast, et eraldi maalimistuba ja sa ei pidanud mõtlema. See värv võis kuhu iganes lennata, olla, vahet polnud. Aga kui sa elad kusagil üürikkas ja siis sa pead seal maalima, siis sa nagu rohkem keskendud sellele, kus see värv ei lähe. Kui sellele, kus see värv võiks minna. Pärsib su loovust. Ja ma tahan nagu ikka minna täiega sinna maali sisse ja blökerdada ja mätserdada ja nagu olla täiesti lihtsalt värviga koos. Okay. Nii et, aga nüüd ma vanaema juures sain värvida. Niimoodi, et vanaema oli, värvi. Oli nõus su projektiga? Oli nõus, jah. Okay. Mõtlen korraks, kas me peaks vahepeal kaamerat tšekkama? No, tšekka. Sa võid rääkida nii kaua? Ma räägin millest. Me pidime tegelikult missindusest rääkima, aga me hakkasime hoopis minu maalimisest rääkima. Mis on minu talent, muidugi, absoluutselt. Või ma ise arvan, et ma olen hullult talentlikas. Aga samas kunst on ikkagist vaate ja silmades. Nagu ilugi. Ilu on vaata. Tulles tagasi siia missinduse juurde. Jaa, nii. On normid peas mulle? Jaa. Kindel või? Okei, võib-olla siit natukene, nagu need juuksed. Oota, aga mul on telefon siin, sa saad vaadata ainult kaamerast. Nii. Vaata ainult kaamerast, kas sulle sobib su vaatepilt? Jah, vahet ei ole. Nüüd vahet ei ole. It's fine. Aga missinduse juurde, kas ma mõtlengi, et kõhutantsu vooru panid kinni. Jah. Võitsid ära. Esimese koht. Mina ei kahelnud hetkekski. Ei kahelnud või? Ei. No, ma ei olnud nii kindel. Ei olnud või? Mina olin. No kuule, ma üldse ju arvasingi, et me ei lähe sinna üldse seda tegema. Ma jätan vahele, sest tegelikult see talendivoor oli meil nagu vabatahtlik. Et sa ilmtingimata ei pidanud seda tegema. Aga see tõi plusspunkte. No minu pea tegi selle järelduse, et see toob plusspunkte. Tegelikult ei olnud või? No tegelikult ei olnud, see oli nagu eraldi. Aga sa said lisa selle asja, mis seal niimoodi... No just. Sash. Sash. Ei, no just täpselt, et minu nagu loogika oli see, et kui mul on võimalik ennast näidata žüriile, siis ma pean tegema. See oli nagu see matemaatika minu peas, et nagu sa pead tegema seda. Jah. Kõleb loogiliselt. Minu jaoks ka, jah. Ja, et siis, ja lõppkokkuvõttes ütleme nii, et siis see nagu kandis ka vilja, on ju. Jaa. Oota, aga üks oluline asi oli veel. Te ju oli mingi heategevusprojekt ka. Ja selle pidi ka tegema ju. Jah.
Nii, no ühesõnaga näed, kui palju neid ülesandeid oli või? Tegelikult jõhker. Väga palju. Ja ise saime valida heategevusorganisatsiooni, MTÜ või midagi. Ja sellele siis teha nagu selline video, et rääkida, miks me selle valisime, kas seal taga oli siis mingi isiklik lugu või noh, mis iganes on ju. Ja siis selle võitja valiti siis välja ja ta sai siis mingi rahalise preemia, mille ta sai siis annetada sellele heategevusorganisatsioonile. Okei. Ja Anna võitis meil selle. Tal oli mingi naiste mingi selline organisatsioon, mis aitab naisi, kes on kas vägivaldses suhtes või midagi sellist, ma nüüd täpselt seda mäletan. Ja mis sa tegid? Minul oli minu unistuste päev. Meigipeoga me oleme teinud vaata paar unistust aidanud täita. Ja mulle väga meeldib see, mis nad teevad. See on väga nunnu. Ja minu just ka. Et ongi siis kroonilised haiged lapsed või mingisuguse muu raske terviseprobleemiga. Et siis teha neile üks siuke päev, mis neile meeldib ja nad nagu päriselt uurivad ka, et mis sellele lapsele siis meeldib vaata. Ma vaatan, ma näen kogu aeg, mis nad korraldavad seal vaata, et mis päevi nad teevad ja nii ja siis on ka ikkagi väga ägedaid asju. Või väga äge, et nagu ettevõtted tulevad kaasa nende ideedega vaata. Et nad nagu panustavad, sest lõppkokkuvõttes on see kõik ju vabatahtlikkuse alusel on ju. Et vabatahtlikud korraldavad, vabatahtlikud aitavad, ettevõtted, kes siis lubavad enda juurde tulla seda päeva tegema on ju. Et kõik on ju selliselt. Ja. Et nagu, aga mis ma vaatasin on näiteks see, et kui ma uurisin seda, kuna meie oleme nagu teinud nii-öelda seda unistust aidanud teha siin paari korral on ju, siis ma vaatasin nende kodulehte ja vaatasin ja tegelikult ma leidsin sealt lapsi, kes on käinud meie meigipeol. Et nagu niisama teist kaudu jõudnud meie. Jaa, aga nagu siis ma hakkasin mõtlema, et vaata tegelikult, kuidas me ei tea. Jaa, kunagi ei tea. Et on ju, keegi tuleb, teeb oma peo, aga tegelikult ei tea, et mis seal taga on, mis see story on. Ja. Või siis, ma ei tea jah, et selles mõttes oli nagu siuke huvitav ma ei tea, nagu kurb, et nii on, aga noh. Aga tulles tagasi missinduse juurde, siis minu meelest näiteks missindusega on ka ju, et sa näed seda ainult välis, seda nagu pilti on ju, et et sa läksid nüüd sinna ilutsema sinna lava peale, läksid sinna küpsutama, aga keegi nagu ei mõtle sealt kaugemale. Et miks teil ka olid need heategevusprojektid, vaata seal tuli ka väga palju välja nagu naisi, kes on nagu, ma ei tea, mis peredes üles kasvanud ja mida nad on kõike oma elu jooksul pidanud taluma ja päris palju mingi koduvägivalda ja mingeid lähisuhtevägivalda ja nagu sa vaatad talle otsa ja nagu vaatad, et ilus naine ja sa ei mõtle selle peale, et tegelikult tal kuidagi võib-olla oli väga kehvasti. Aga mulle tundub, et tegelikult nagu meil elus juhtubki igast asju vaata. Et selles mõttes nagu no seda niisama ka ei juhtu nagu selles mõttes nojah, et aga mingi nagu taak on ikkagi ma arvan, et eriti võib-olla, et kui sa oled nagu vanem et ikka sul mingid asjad ikka on juhtunud nagu mis ei ole head on ju ei vä? Igasuguseid asju juhtub mulle siis tundub nagu, et iga 10 aasta tagant oled sa nagu vanem, kogenum ja nagu mingid asjad on juhtunud su elus, mis ei ole nagu olnud ma ei ütle, et need peavad nii jõhkrad olema nagu mingi koduvägivald ja mingisugune lähisuhtevägivald, aga nagu mingisugune nagu asju juhtub elus, on ju. Väga palju. Aga jah, et selles mõttes minu jaoks ka võib-olla päris üllatav, et väga paljud tulid välja nagu väga jõhkrate storidega. Et nad julgesid rääkida ja nii ja siis alguses ka ma võib-olla hetkeks mõtlesin, et kas see nagu on mõistlik nagu rääkida nii nagu isiklikke asju, aga siis ma jälle mõtlesin, et kui on vähemalt üks inimene, keda see aitab, siis see oli seda väärt. Tegelikult on. Ma mäletan, see on täiesti mingi teine teema muidugi, aga ma mäletan, et kui mul on psoriaas on ju. Ja ma mäletan nii hästi, kui ma selle nii-öelda kui ma läksin arsti juurde, ma ei teadnud, mis asi see täpselt on ja siis arst ütles, et ta psoriaas. Ma läksin ja nutsin silmi peast välja, on ju, et selline asi, nii edasi. Ja ma väga-väga nagu häbenesin seda öelda või nagu, niisama jututeemaks ka ei tule, nagu mul on psoriaas. Aga nagu By the way, fun fact. Et, aga kui see nagu
noh, siis oli mul natuke hullemini ka, võib-olla see paistis kohati nagu välja ja see oli nagu nii häbiasi minu jaoks ja ma mäletan nii hästi, kui oli see Seidi Voogre oli ta nimi vist. Oli küll, jah. Endiselt on. Ja ta hästi avalikult nagu rääkis sellest. Ja siis ma mäletan, et neil oli mingi draama seal mingi duublisaatega, vaata. Ja siis nende kohta tehti nalja, Aada ja Seidi kohta. Ja siis tehti nalja ta selle psoriaasi kohta. Siis ma mäletan, et see Vaakin tegi sellest video, et nagu reageeris sellele duublisaatel, on ju. Ja siis nagu Andrei ütles ka, et issand jumal, et tal on nagu, et tal on nahahaigus, miks on vaja nagu nalja teha selle üle. Ja siis see oli see hetk, et ma olin nagu, et tõesti, miks ma peaksin ka nagu, noh, pole midagi, noh, lihtsalt on siuke haigus ja nii ongi, noh, mis seal siis on. Et nagu mida sa teha saad jah, et no on, ma ei saa, see ei lähe mitte kuidagi nii, ma saan seda nagu pehmendada, on ju. Aga nagu ta ei lähe mitte kunagi ära, põhimõtteliselt. Seega, ja siis mul oli nagu, aga vaata, Seidi rääkis, mina tunnen end paremini. Ja kuigi nagu päris raskelt läks tal see nagu tema jaoks, et sellest tehti kohe mingi nali, vaata. Ja. Mis on nagu nõme. Ja. No, mis võib-olla tuletab mulle nüüd meelde ka seda, et kui meist tulid pildid peale seda missi asja, no siis neid kommentaare ei tasu üldse vaadata. Nagu mis seal lahti läks nagu. Mis seal siis öeldi, et ei ole ilusad või? Et see on kuidagi nii, et mis luuad need on ja siukses stiilis need, vaata. Ja siis sa mõtled ise, et nagu okei, et nagu vahva, vaata. Et ise nagu sa võitsid nagu ära selle, vaata, et tegelikult suht nagu ikkagi oled veits eufoorias sellest kõigest, vaata, et oled nagu nii õnnelik. Ja siis teised on nagu mingi sa oled luud. Espioonest ükskõik, kes seal ees oleks ikka täpselt sama kommenteeritud. Ja. Ei no õnneks võib-olla nagu see mingi hullult nagu naha vahele mulle ei pugenud, vaata. Aga lihtsalt et see ongi nii, vaata. Et see ongi nii. Mida rohkematele sa meeldid, seda rohkematele see ei meeldi. Või seda rohkem inimesi ütleb, et sa oled nagu selline või selline või selline. Jah. Et see käib asja juurde. Et kui sa tahad midagi teha või nagu postitad end rohkem sotsiaalmeediasse midagi, seda rohkem inimestel on võimalus sulle öelda igasuguseid asju. Jep. Nii häid kui ka halbu. Näiteks selle podcasti kohta. Absoluutselt nagu. Me siin räägime jumal teab mida, on ju, ja siis keegi saab öelda midagi jälle. Keegi saab öelda, et issand, kui lollite alati. Jah, aga et kui ma lihtsalt mõtlesin, et kui ma midagi õppisin, lisaks mingile käimisele ja mingitele asjadele sellest missi nädalast, vaata, siis ma tegelikult õppisin võib-olla nagu 2 asja. Nii, esimene? 2 asja. Nii, esimene on see, et me ikkagi peame tegema neid asju, mida me kardame. Et kui sa ikkagi teed kogu aeg neid asju, mida sa ei karda, siis ega nagu mitte midagi ei muutu. Sa pead tegema uusi asju ka. Ja, uusi asju kogema. Ja. See on ajule hea. See on ajule hea. Ja sa arened. Ja siis teine asi, mis mina õppisin sellest, on see, et meil oli seal nagu, ütleme, et ongi, et sina käid sinna, sina teed seda, vaata. Ja siis meil tekkis see, et aga kui kellelgi sassi läheb, et kas me siis nagu kuidagi kohandame ennast, vaata. Ja siis nagu, et ei. Sina lähed sinna, kuhu sulle öeldi. Et sina lähed. Okei, mis sa siis sellest õppisid? Nagu mis õppetund see on? No, mina olen ka võib-olla selline, et ma läheks kohe appi, vaata, et mingi, teeme kõik koos korda, vaata. Okay. Aga kui sa nagu siis see tähendab seda, et kogu see asi läheb lappama. Yeah. Et sina teed seda, nagu sulle on öeldud. Sina ei lähe ütlema, et aga mina mõtlen, et äkki oleks nii parem. Me võiksime nii teha. Ei, sulle öeldakse, see on sinu roll. Sina täida oma rolli. Ei lähe teisi päästma, aitama, toetama. See on sama situatsioon, et kui lennukis need need asjad kukuvad, siis sa kõigepealt ennast ja siis kedagi teist. Natukene küll, jah. Nagu mul tuli see võrdlus, et nagu sina pead oma asja ära tegema. Jaa, sest et ja lõppkokkuvõttes on see natuke ka võistlus, eks ole? Ka konkurendid on ju, et me saime väga hästi läbi ja nii, aga et lihtsalt, et kui see lavashow käib, siis nagu sina pead tegema õigesti. Jah.
ja kui sa saad sealt kedagi aidata, inimlikult ikka võid aidata ju selles mõttes, keegi ei öelnud, et ei, sa ei tohi kedagi aidata, ei, ikka võid ju, me aitasime ka ju, panime üksteisele kleite selga ja nii edasi, onju. aga et nagu, et ära unusta ära, mis on sinu roll. Okay. Täida oma rolli nagu. Kas see kandus siis kuidagi ellu üle või? Et kas sa teed rohkem oma rolli siin elus? ma ei tea, kas ma nii tiibiks lähen praegu, et kas see nii, aga lihtsalt see oli tore nagu meeldetuletus. Et see nagu ei saa igale poole minna päästma kõike, kõiki. Nii on. Võt. Aga nüüd sa võitsid selle ära, onju. Ja nüüd sa lähed veel edasi kuhugi. Sul ei saanud küllalt veel. Tegelikult sai nagu selles mõttes, et mu eesmärk oligi, et ma võtan sellest ühest osa, et saada see kogemus, teha midagi uut ja siis on kõik. Nagu, et ma ei mõelnud, et nagu missindus on mingi asi, millest ma nüüd hakkangi tegelema sellega, vaata. Või et sellest saab mingi hobi. See ei olnud nagu eesmärk kunagi, vaata. Tahtsid lihtsalt kogeda seda ühte korda. Just, ja. Et kui siuke võimalus on, et meil ei ole olulised su mõõdud, meil ei ole oluline su varasem kogemus, vaata, et lihtsalt nagu tule ja proovi ja katseta, vaata. Et aga kuna ma võitsin selle oh no ja see oli nii lahe ja kõik oli nii positiivne, siis ma vist sain selle mingi laengu ja siis oli mingi, et aga kas sa ei tahaks minna Baltikumi esindama Singapuri? Ja siis ma olin nagu muidugi. Eufoorias sa ütlesid seda muidugi. Ei, aga selles mõttes. Aga sa just ütlesid, uusi asju tuleb teha. Isegi kui sa missindust oled varem teinud, siis Singapuris mitte. Seega. See on ka ikkagist uus asi. Ja see Singapuris me ei ole käinud ka. No võt, seda enam. Ja me lähme ka Malaisiasse. Palun magneteid. Singapuri ja Malaisia magnet. Absoluutselt. Ja, et ma olen tahtnud alati minna Singapuri, jah. Ma tahaks ka. Võtta mind kaasa. Cool. Saab kusjuures võtta. Saab võtta. See on päris kallis. Ja, see on nagu siuke missiturismi pilet, vaata. Okay. Nagu midagi sellist. Aga see on natuke keerulisem. Võtta, aga võime kuidagi hiljem minna siis. Ja mine vaata ära, kuidas seal on, ja. Kas üldse tasub minna? Kas üldse tasub minna vaatama seda? Et aga see nimekiri oli veel pikem. Veel rohkem kleite. Veel rohkem. Oota, aga seal on mingi trikoovoor ka või? Tead, ma ei saanud päris täpselt aru. Seal on küll vaja 2 paari bikiine. Aga kas see on päriselt nagu lava peal? Või see on lihtsalt see, et tuleb mingisugune ma ei tea, mingi lähme mingile jah, kuskile, ma ei tea, basseini. No Eestis te käisite ka kusagil spaas, on ju? Ja, et päris bikiinivooru Eestis ei olnud. Ja, ei olnud, jah. Et see jäeti ära. Aga nad nagu ütlesidki, et nad ei saanud aru, et mida nad siis seal nagu hindavad. Et kas nad siis hindavad seda umbes, kes on rohkem trennis käinud või nagu mida kui see kontseptsioon oli veits teine seal üritusel, vaata. Ja, et sul ei ole vaja nagu mingit rinna ümber mõtta ja kõik seda, siis sa ei saa ka nagu hinnata nagu keha vist, ma ei tea, kas bikiinivoorus siis hinnataksegi lihtsalt keha või? Ma ei tea tegelikult, ma ei ole kunagi mul ka natuke nagu segane. No mida mina saan öelda, mida sellel võistlusel hinnati, oligi võib-olla nagu su suhtumist, su töökust. Jah. Kui palju sa panustad nendesse, mis sa pidid panustada? Ja kas sa nagu, kui sulle õpetatakse, kas sa oled nagu vait ja kuulad või jäpid oma asja, vaata. Okay. No tea, mis ikkagi, sul on seal 15 naist, vaata, sa üritad neile midagi õpetada. Ei, enda kogemus ju. Õpeta neile meiki. Ja, kui meil naised käivad, on ju. See on keeruline. Neil on pidu ka, vaata, kes see viitsib siis kuulata sind. Ei. Et sa pead ikka võimlema, et seda tähelepanu saada, vaata. Ja. Et ma arvan, et nad hindasid seda ka tegelikult. Kas sa kuulasid ilusti siis või? Nagu ma üritasin, aga tõesti see on raske. Eriti lõpus, kui sa saad juba kõikidega nii hästi läbi, sa oled nagu veits ka sõbranna vibes, vaata. Ja siis nagu sa pead, midagi õppima. Et selles mõttes läheb nagu keeruliseks. Ja enesekindlust. Nagu enesekindlust ja lava peal olla, rääkida. Sest meil oli ju ka küsimuste voor, on ju. Ja mis sult küsiti?
küsiti selline küsimus, et oota, kas Mart Sander oli juhtujuht onju meil ja temal olid mingid hunnik küsimusi ja siis minu küsimus oli, et kummast me õpime rohkem, kas läbikukkumisest või saaks nagu õnnestumistest, kas õnnestumistest või läbikukkumistest, kummast me õpime rohkem, oli küsimus, vaata. Aga tead, mis enne kui ma lava peale läksin, siis ta ütles mingi sellise lause, et osaleja on nii noor, et kas ta üldse oskab sellele vastata. Ja siis mul oli nagu see, et huvitav, mis sa arvad kohe? Ja siis ma mõtlesin, et kas ma nagu teen midagi, siis ma mingi, et no tegelikult kompliment ju. Yeah. Et sa oled nii noor, et kas sa üldse tead nagu, et kummast on rohkem õppida. Mis sa siis vastasid? No mis sa arvad? No ebaõnnestumistest. No ikka, ja mis sa sellest õnnestumisest? Sa ei õpi mitte midagi. Ja sul läks kõik hästi, mis sul õppida on. Sa juba oskad. No, ja siis järgmine kord. Vaata, see on ka see asi, mida ma tegelikult Singapuri puhul kardan. Et vaata, see rind liiga kummi ei läheks sellest nii-öelda Missis Baltiksi tiitlist, vaata. Arvad, et juba on või? Ei, tegelikult veel ei ole. Aga... Veel? Aga lihtsalt Paisub. Ma vaatasin, et ma vaatasin, noh, näed teisi osaleid ka, et seal on ikka päris vinge nimekiri. No, igalt poolt, jah. Igalt poolt maailmast on kohal naised. No. Et, aga noh, ma ei tea, kogemus tuleb äge. Ja võimalus minna, siis tuleb võtta võimalus käest kinni. Et millal ma veel? Ega nooremaks ei jää. Ainult vanemaks. Tõesti. Kui praegu on võimalus, siis miks mitte? Jah, ma arvan, et on õige. Vaat nii. Jah. Ma arvan, et Baltikum on väga õnnelik, et sa esindama lähed neid või. Ma ei tea, kuidas seda öelda. Sest õnneks ei lähe üksi siit, on ju. Ja Inna tuleb ka. Inna esindab siis Eestit. Aga see on naljakas. Esimene printsess esitab Eestit ja sinna Baltikumi ja siis igast riigist ikkagist Lätist ja Leedust on ka keegi kohal, kas sa tead? Mina ei näinud. Ei näinud, jah? Lätit ja Leedut ma ei näinud praegu, et oleks sinna saadetud, aga sinna veel tuleb. Ma näen kogu aeg. Aga mingi Rumeenia naisterahvas on seal just kirjas, siis on mingi seal on neid nii palju, mingi Jaapan, sealt Aasiast on ka päris palju. Noh, neil võib olla lihtsam tulla ka sinna Singapuri, on ju. Jaa. Aga ja ikka igalt poolt oli. Ma nüüd üldse ei mäleta, ma vaatasin kiiruga üle, aga enam riike ei mäleta. Näh, mis ma ikka ette nagu lähen sinna koha peale, siis vaatan, mis saama hakkab, on ju. Jaa, ei väga põnev. Et need, praegu mul on vaja neid kleite. Jah, ma käisin Elisega isegi mingi õmbleja juures kaasas. Ja, et kuidas see mingi, mis see mingi kuldset kleiti või mis sul vaja oli seal? Jaa, üks on kuldne kleit, mida on vaja, jah. Kuldne kleit, jah. Ja, see tuleb lahe, ma arvan. Full sädelev, jah. See peab minema ikka lavale. Ma tean, et õmbleja ütles küll, et ei saa võtta siukest kangast, mis glitrit lendab igale poole, vaata. Aga ma arvan, et see oleks just efektne. Sa lähed et sädeled seal. Ja siis kõik lendab ümber, vaata. Siuke nagu pahvakas on ümber. See on nagu möödud ja siis lihtsalt nagu glitter. Putistad väike natuke siuke. Natuke nagu mingi Elsa vaata, eelmise osas me rääkisime hambahaldjas, nüüd on nüüd sa oled mingi, ma ei tea, mingi haldjas sa oled glitteriga. No nii. Jah. Ja ühesõnaga mis ma võib-olla siis jagan lihtsalt soovitusi, et tehke rohkem asju. Tehke rohkem asju. Ja ärge süvenege, mida teised räägivad ja mõtlevad ja arvavad ja ma ei tea, inimesed lihtsalt räägivad ja ütlevad liiga palju. Ja arvatakse jah, sorry. Nagu nii palju inimesed arvavad, et nende arvamus on nagu nii ütlemisväärt või nagu üldse, et nagu miks üldse nagu why you even. Ja kusjuures ma mõtlesin selle peale ka, et miks on alati nii, et me tahame nagu öelda midagi nagu negatiivset. Aga miks me tahame kriitikat teha? Aga see on hästi palju nagu eestlaste teema, ma arvan. Millegipärast, et me oskame ainult öelda, kui midagi on pahasti. Siis meil on öelda palju. Aga kui hästi on, siis on mokmas. Siis ei tule piuksugi. Okay. Siis on nagu normaalne. Ei ole või? No võib-olla ka, jah. Millegipärast, ma ei tea. Kusjuures lihtsalt mul praegu sellega tuli meelde, et vaata, kui meil on sünnipäevad ja kui on ikkagist nagu vene juurtega pidu. Yeah. Kas siis
me oleme saanud kingituseks kommikarpe, lilli. Me saame pärast tagasiside mingi pika, onju. Et ikkagist kuidagi see, jah, eestlaselt nagu harvem, aga vahel ikkagi oleme saanud ka. On ikka, jah. Oleme saanud ka, jah. Oleme, jah. Ei saa öelda, et täitsa nii oleks, aga on küll, jah. Et eestlased on pigem tagasihoidlikumad oma et kui nad midagi ütle, siis on hästi. Tegelikult. Jaa, või siis on näiteks see, kui meil on sünnipäev ja tüdrukud on nagu vaiksed, räägivad niimoodi sosistades mitte midagi ja pärast ema kirjutab, et neile täiega meeldis, et ma juba mitmendat päeva ainult kuulen sellest peost, vaata. Ja siis on nagu mingi, miks te koha peale ei öelnud? Kui ma koha peal aru ei saanud, siis ja. Et jah, võib-olla elavad sisse poole kuidagi. Jah, nagu mõtlevad hiljem üle nagu asjade. Et kuidas tegelt meeldis ja siis tegelt on, tegelt meeldis. Ja. Midagi sellist. Kohe ei saa arvamust paika panna. Tuleb mõelda natuke. Kaaluda. Jah. Õige. Plussid, miinused. Muidugi. Olgu. Ma vaatan, meil Pillid kõtti. Tund täis. Pillid kõtti. Ma arvan küll. Jah. Järgmise osani, jah. Olgu. Ta võiks. Olgu. Tšau! Kas sul on mussi ka või? No pane see muss. Ja sooviks su sõnu. Oota. Nüüd tuleb. Elis ja Aleksandra podcastis Kohv ja kulmud by Meigi Viru. Tšau! Tšau!